Tere! Kas teete midagi? Ma olen teile võlgu detailid selle Tritoni seinasüsteemi kohta. Vajasin mingit seinasüsteemi, mis kombineeriks võimekuse hoiustada mingi puidumaterjali, pikkilaudu, liiste, prusse ja nii edasi. Ja samal ajal tahtsin teha mingisuguse riiulisüsteemi. Ja peamiselt, et see oleks muutlik. Minu töökoda on selline elav organism, mis pidevalt muutub ja areneb. Ma lihtsalt ei ole see tüüp, kes projekteeriks selle. Kuidagi ette, joonistaks plaani ja siis jääkski selle juurde. Elu lõpuni. Seega nõudsin ka sellelt süsteemilt, et saaksin seda tulevikus vabalt muuta. Ma olen varem midagi sarnast ise teinud. See on siin minu taga. See on tehtud vanadest lehise voodrilaudadest, mis polnud eriti hästi töödeldud, nii et materjal oli küll kvaliteetne. Aga voodriks ei sobinud, seega tegin neist muu hulgas. Ka selle siin. See oli üsna töömahukas, aga minu arvates näeb see kena välja. Ja, toimib. Ja kui ma nüüd vaatasin, et see süsteem maksab umbes 1200, siis mõtlesin, et tänaste hindade juures on see raua hinnaga, nii et mul ei tasuks seda enam ise valmistada. Nii et ma võtsin kohe 4. Sellist süsteemi. Need on alati üks, teise peal. Kui see kohale jõudis ja ma selle lahti pakkisin, siis olin veidi üllatunud, sest avastasin, et need risttalad on vertikaalsete talade suhtes kerges kaldes, need on seina poole kallutatud. Noh, sellel on loogika, sest kui te seal mingit materjali või näiteks vardaid ladustate, siis need võivad alla libiseda või veereda. Nii et ma mõtlesin, et issand jumal, see ei pruugi nende riiulite jaoks päris sobiv olla. Ja siis ma mõtlesin, mis see tegelikult segab. Ma hakkan sinna panema tööriistakohvreid, erinevaid tarvikuid, kaste ja nii edasi. Nii et ma viskasin sinna mõned plaadid, mis mul siin olid, ja lükkasin kõik sinna peale ning avastasin, et see tegelikult üldse ei sega. Ma panin need vertikaalsed talad meetri kaugusele üksteisest. Siin paremal on need natuke lähemal, kuna siin on segamüüritis ja mul ei õnnestunud esimesel korral puurida nii, nagu ma ette kujutasin. Proovisin seda veel päästa keemilise mördi abil, aga see ei õnnestunud. Nii et puurisin lihtsalt uued augud 5 sentimeetrit. Lähemale. Nii et siin on see umbes 95. Need talad ei ole praegu eriti näha, sest see on ilusti täidetud. Ja see on täpselt see, mida ma tahtsin saavutada. Vajasin asju, mis siin erinevates kohtades laiali vedelesid. Seinale panna. Minu töökoda on peaaegu täpselt 30 ruutmeetrit põrandapinda, mis ei ole vähe, aga kindlasti ei ole see ka palju. Nii et need vertikaalsed hoiuruumid on mulle tõesti kasulikud. Mõnikord ütleb keegi teist mulle, et ei saa seda endale lubada, sest see läheks kohutavalt tolmuseks. Ja ma ütlen alati, mis vahe on sellel, kui see lebab siin laudadel ja erinevates kohtades. Või kui see on mul seinal. Sellele koguneb ju täpselt samamoodi tolmu. Ma ütleksin isegi, et seal üleval koguneb tolmu veidi vähem. Aga peamiselt see ei ole professionaalne töökoda. See on hobitöökoda, nii et siin koguneb kindlasti vähem tolmu kui töökohas, kus töötatakse 8 tundi päevas. Mul on siin ka üsna hea väljatõmme ja kasutan seda järjekindlalt. Ja asjad, millele ma ei taha, et tolm koguneks, hoian kappides. See ei ole nii, et ma võtaksin nüüd kõik kapist välja ja laotaksin need seintele, et te näeksite, mis mul siin kõik on. Veel paigaldusest ma kasutasin aluskruvisid tüüblitesse, mille läbimõõt on 10 mm, sügavus 80 mm ja need aluskruvid on läbimõõduga 6 ja pikkusega 120. Kõigepealt on vaja paigaldada kõik need põikitalad vertikaalsele ja alles siis kogu see konstruktsioon seinale kinnitada. Kui teeksite seda vastupidiselt, siis ei pruugi teil õnnestuda neid põikitalasid hiljem paigaldada. Kõik need talad on valmistatud terasest toruprofiilidest, kaetud pulbervärviga ja varustatud plastikkorkidega. Ja kindlasti huvitab teid ka kandevõime. Ühe tasandi kandevõime on 50 kilogrammi ja ühes süsteemis on kokku 6 tasandit, seega kannab see 300 kilo. Kui paigutate süsteemi nagu mina kuni laeni ja teil on kõrge lagi, siin on see üle 3 meetri, siis vajate loomulikult mingit astet, redelit või treppi, et pääseda kõrgematele tasanditele. Seetõttu soovitan asjad, mida tihti kasutate, pigem alla panna ja üles asetada asjad, mille järele te nii tihti ei haara. Lingid Tritoni Wood Storage Systemile leiate video allkirjast ja nende lühikeste kogemuste põhjal. Saan seda ainult soovitada. See täitis mitte ainult seda, mida ma temalt ootasin, vaid isegi midagi enamat. Nagu näete, on see täiesti täis. Aitäh, et vaatasite. Olge tublid ja tehke midagi.